HIV tuleb tagasi. Kes võtab mürki ja ütleb, et see nii ei lähe? Kas koalitsioonisaadikud saavad aru, et me oleme juba kaotanud tegelikult Eesti rahvas, eestikeelsed valijad on juba kaotanud Tallinna linna? Kas nad saavad aru, et me oleme juba kaotanud Ida-Virumaa suured linnad ja Ida-Virumaa praktiliselt tervikuna? Meie, eestlased, ei otsusta seal. Otsustavad need, kes on tihtipeale ka Vene kodanikud. Ja nüüd teeme uksed aknad pärani lahti. Laseme 10 000 inimesed siia sisse, uued inimesed, kellede lojaalsuses, me ei tea, mis lojaalsus neil on. Ärge tulge mulle rääkima, et nad kõik on ukrainlased. Ei ole. Nad on Ukraina passidega, heal juhul Ukraina passidega venelased. Ja meil on juba kurioosumeid, kus nad on öelnud, et aga Putinil on õigus. Õigesti teeb. Uksed aknad pärani lahti, mõtlemata sellele, mis on aasta pärast, mis on 10 aasta pärast, mis riigis hakkame me elama. Mõtlemata sellele, et suhtlen arstidega. Arstid ütlevad, et see on, tervishoiupilt on kohutav. HIV tuleb tagasi. Ukrainast tassitakse meile sisse nakkushaigusi, mis on, me oleme arvanud, et neid Eestis enam ei saa kunagi olla. Ei, nad tulevad meile tagasi, sest 10 000 inimesed tulevad ja toovad nad meile siia, aga nad suhtlevad meiega. Need naised, noored naised, me ei tea, mida nad siin tegema hakkavad. Võib-olla 100 000 naised nendest hakkavad prostitutsiooniga tegelema. Kes võtab mürki ja ütleb, et see nii ei lähe?